Tere hommikust, 9. mai. Mõtlesin täna pikalt, kas tulen või ei tule teiega lobisema. Aga ilm on ilus ja niikuinii ma siin jalutan. Ja memm ka tuleb, näete jah. Memm streigib kuidagi kogu aeg, ei taha tulla. Ja. Aga mõtted siis, mida ma teiega jagada tahan, on see, et suured tänud teile, et kanalil jagate oma kommentaarides oma arvamusi, jagate neid videoid ka teiste inimestega. See, mida rohkem ma siin numeroloogias olen, seda rohkem ma saan aru sellest, et mida rohkem me teame nendest oma omadustest, nii headest kui veel parematest, jutumärkides. Lussi tegi praegu sellist rallit, et jah, siis seda lihtsam meil elada on. Ja ma ei tea, kas sa vaatasid seda videot, kus ma rääkisin aasta viimasest numbrist. Mul on veel plaan teha sellelaadne video, sellepärast et on veel teatud omadusi, mida selle järgi välja saab peilida. Ühesõnaga teate, mida rohkem te enda kohta teada saate ja vaatate neid numbreid risti ja rästi, seda põnevamaks sul iseendaga läheb. Uskuge mind. Ja siis, kui te siin kanalil pikalt juba olete ja jaganud neid asju ja ise ka studeerinud, nii nagu ma ütlesin teile, on teatud hulk naisi, kui ma nüüd ei eksi. Jah, nad on kahjuks kõik naised. Ma ei tea, võib-olla mõni mees ka, aga minuni ei ole see information jõudnud. Et proua Lissu praegu sätib navigaatorit. Proua Lissu. Et kes on saanud siis oma analüüsi praktiliselt tänu nendele videotele valmis. Nii et bravo. Bravo. Ehk siis on arvutanud selle valmis ja see informatsioon, mis ma siis tagasisideks sain, on see, et siis kanalilt tõepoolest saab väga palju infot. Aga see, mis neil vajaka jäi, oli siis see lugu, et nad kõikidest nendest numbritest aru veel ei saa, nende tähendustest ja vaata sünnikaardi analüüsis selles sinu isiklikus. Siis see tulebki põhjalikult ja sealt tulevad just need erinevad nüansid välja. Ehk siis sinu eelmiste elude kogemused, sinu ametid, sinu suhted iseendaga, teiste inimestega ja siis ka tervise. Ja tervise osas on ka selles suhtes mitmeid numbreid, mis siis sind mõjutavad, mille tähelepanu pöörata. Ja mõtlesin täna selle peale, et mitte täna, see on nüüd tulnud mingisugune, ütleme 3 päeva selline mõtlemine. Siin on üks miin. Sellega peab siin tegelema. Okei. Astume mööda. Ja mõtlesin selle peale, õigemini sain infot, et võiks teha koolituse näol, ehk siis Zoomi kohtumine. Mega palav on. Ma vaatan, kus memm on. Tuleb. Koolituse näol siis 2 varianti, mida nüüd on küsitud. Ja mind nad muidugi väga-väga köidavad kõik. On siis see, näitan teile vett nii palju kaua, kui ma räägin. Et sina seal, kes sa kohvi jood, siis lähen vaatame, kas luiged on juba tulnud. Kõik meil luiged kogu aeg liiguvad siin. Ehk siis, kas võiks koolituse teha siis sellelaadse, et see on siis seotud kas tervisega või siis sinu eelmiste elude kogemused. Lihtsam arvutus on need eelmiste elude kogemuste suhtes. See on hästi huvitav tegelikult, sest tegelikult numeroloogia selle analüüsi põhjal selles koolkonnas, siis kus mina olen käinud, siis sealt tuleb välja sul pea 6 kogemust. Mina kahjuks ei oska seda välja arvutada ja ma ei näe seda, ma kohe näitan teile vett rohkem. Tüdrukud juba on siin toimetamas. Meil Lussi on praktiliselt hommikust õhtuni kohe kalda peal mingisuguseid asju otsimas või kedagi otsimas. Memm pani minema, väga hea. Et juba ma räägin mingit teist juttu. Memm kaotas mu ära ja läheb koju. Super. Lähebki koitsa.
ja eks siis sünnikaardi analüüsis sa saad siis täpsemalt kätte 6 eelmise elu kogemust ja tegelikult need pole lihtsalt kogemused, et kes sa siis oled olnud. See tegelikult sealt tuleb välja ka täitsa ülesanded, mida sa pead siis tegema siin elus ja need on väga olulised, nagu mega olulised. See pole lihtsalt niisama sõnakõlks, et issand, ma olen selline olnud, mingi kuningas on ju. Sealt kuningaid, ma ei teagi, kas tulevad kuningad välja, aga noh, mingid kõrgemal kohal olev küll. Ja need tavaliselt on seotud mingi jamadega, uskuge mind. Vot, ja siis, kas te oleksite huvitatud siis pigem teada saada siis oma eelmiste elude kogemustest ja siis ka ülesannetega, millega te peate siin elus siis toimetama. Või teid huvitab tervis? Ma vaatan nüüd mööda siit kogu aeg sellepärast, et memm paneb täiega mööda. Ma pean hakkama nüüd varsti teiega lõpetama. Täitsa pekkis, kus paneb mööda. Vaadake, väike SOS on. Ma arvan, et ma pean varsti lõpetama, kui ta nüüd paneb ikka väga mööda. Ja nüüd tuleb väike paanika peal. Vaatame. Ei saa isegi rääkida, vaata. Küll ma ta kätte saan, aga nüüd võitis sihi kodu poole väga hea. Uus kodu, ta navigeerib üsna hästi. Uus vana kodu. Kodu ma teile ei näita, siin mis pildi peale jäävad siin kõrval hooned. Vahest vist hästi kähku kaamera jookseb ka kuskilt nii läbi. Jess, läks kodu ukse taha, super. Nii, nüüd ta on seal turvaliselt. Ja, nii, nüüd ma saan teiega vabamalt rääkida. Väga vabandan, nüüd tuli selline värk vahele. Elu. Tüdrukud on mulle väga olulised. Poisid ka, aga poisid on inimpoisid, nemad saavad oma ette hakkama väga hästi. Nii. Vaatan ikka, et on seal ja nüüd ta vaatab siia poole, et aga kus on rahvas. Rahvas on rannas. Nii, ehk siis kas eelmised elud või siis selles suhtes tervis. Tervisega on veel see lugu, et mina arst ei ole ja mina ainult räägin seda, mida ma numeroloogiliselt näen, mida ma õppinud olen ja sealt te saate hästi konkreetsed vastused. Seal on lihtsalt tee seda ja siis lihtsalt see arvutus on veitsa keerulisem. Näete minu vari. Näete jah. Ja, et tervise arvutus on keerulisem ja seda ma arvan, et ma võtan selle edukuse koodi alusel, seepärast, et see on lihtsam. Sellepärast, et muidu see võtab tohutult palju aega. Ehk siis vaata, mis on see edukuse koodi viimane number, viitab siis teie tervise sammudele, mida te siis tegema peaksite. Ja nii ongi. Osadel need võivad lihtsalt nii räiged tulla, mulle üldse ei meeldi sellised asjad tegelikult. Ja mulle ei meeldi, aga noh, elu on elu. Ja kui te selleks olete valmis, siis teate, siin on üks selline värk, et te peate valmis olema, et sealt tuleb sellist informatsiooni, mis võib-olla sulle ei meeldi. Aga see on selle jaoks väga oluline, et sa teaksid, mis samme siis sättida. Ja kui sa valmis ei ole endast nii palju teada saama, siis ära osale. Ja sest minu jaoks näiteks isiklikult siis, kui ma teen sünnikaardi analüüsi, siis mulle kõige raskem koht on see terviseanalüüs, sellepärast et sealt tuleb jah palju asju välja, mida pead siis endaga tegelema ja kellele meeldib siis see peab sõna, eks ju. Vaata, küll vaatan, okei, memm on ukse juures väga hea. On. Ja üleüldse. Ma tahtsin ütelda sellist asja, see nüüd meil käis eile runoloog külas ja nii võimsate asjadega inimesed tegelevad. Et anna ka endast julgelt teada, kui sa seal näiteks kas või lapitekke teed või mingisuguseid esemeid, mida sa teed hingega, sa paned sinna sisse kogu oma energia, issand kui ilus päike on. Ja teate, selle kohta ma ütlen ühe näite, mõtle selle peale. Ai, tere! Rahvas koos jälle.
kui mina ei oleks hakanud seda siis tegema, mida ma praegu teen, seda numeroloogiat, eks ju, ma natuke jälle liigun, siis te ei oleks saanud endast nii palju informatsiooni. Sina ka, kui sa seal kodus nüüd teed ja kõpitsed midagi ja aitad seal teisi inimesi, ütleme 10–20, aga su teadmised on sellised, mis võivad aidata teisi inimesi. Siis usu mind, sinu sünnikaardi analüüsis on sellised koodid, mis praktiliselt kohustavad sul seda siis tegema, et teistega jagama. Ja vaata, sellistel õpetajate koodidel, juhendajate koodidel on siis ka see kohustus, et väga palju peab tegema seda ka lihtsalt andma informatsiooni. Vot. Eks te saite rivide vahelt aru. Ma olen täna selline kuidagi emotsionaalne. Kui ma kuulan alati hommikuti ka mingid teatud oma selliseid videod, mida mul meeldib kuulata. Sinna sisse ikka kuulub siis astroloogia, numeroloogia. Ja siis teate, ma kuulan kalasid ka. Vot, kirjuta siia kommentaaridesse ka, et milliseid videoid sina kuulad peale siis minu kanali. Nii, memm püsib väga hea. Ikka pean kogu aeg memme ka vaatama, natuke muresta pärast. Vot, et kas sina ka oma tähtkuju näiteks vaatad? Peaaegu oleks käsi vääratanud. Et kas sa vaatad oma tähtkuju või sa vaatad ainult siis numeroloogiat või vaatad sa seda astroloogiat või mis teema on sulle ja kirjuta seda ka, et mis keeles sa vaatad. Noh, keeli on erinevaid. Minu koolkond, kus mina siis olen õppinud ja mida ma siis harrastan, mulle väga meeldib venekeelset infot, tuleb nii palju. Inglise keel on mul nõkka. Ma mõtlen, et mul ei tule meelde, aga numeroloogia selles sünnikaardis tuleb ka välja, et kas sul on väga hea anne keelte peale või mitte. Selleks on selline number nagu 21. Ja osadel on see hingemissioonis lausa sees, et peab tegelema rahvusvaheliselt, kas siis tegelikult kui 21 on juba sees ametite kolmnurgas või hingemissioonis, siis see on peaaegu et raudpolt, et sa kas elad välismaal või tegutsed välismaisetes ettevõtetes või siis see töö on seotud välismaalastega. Ja see on hästi tihti siis sellise info integreerimisega ühest riigist teise. Ma arvan, et äkki mul on kuskil see. Okei, nüüd ma hakkan nagu teiega arutama, kas mul on seda või mitte, vahet pole. Jaa, ehk siis need, kes on sündinud ka näiteks 21. päeval, siis teil on see ka juba sisse kirjutatud. Ja kui sa näiteks oma elutee kokku liidad ja enne saad 21, enne seda number 3, siis sul on see samamoodi. Nii et saad juba oma atrakata sinnapoole sättima. Nagu mega ilus ilm on. Kus sina praegu seda videot vaatad ja milline ilm sul on seal? Kell on vist äkki 7 või 7:30, ma täpselt ei mäleta enam. Mis kell on? Näete, kajakad seal mässavad. Ma ei tea, kui hästi te näete. Luikesid ei ole näha praegu. Luiged hakkavad pesa tegema varsti. Kui te näete, siis seal keskel on saar. Siis üks luigepaar on meil siin ja siis nemad sätivad endale siia pesa. Nii romantiline on siin. Vot, ma poleks kunagi arvanud, et ma sellisesse kohta elama tulen. Ei oleks arvanud. Ma kunagi lapsena unistasin sellest. Teate, see ongi nii kummaline, et ma räägin alati need, kellel on 18 seal sünnikaardis, teie, kes te olete sündinud 18. Või no vaata näiteks oma sünniaasta, kui sa kokku liidad, enne saad 18. Või siis elude number enne kokkuliitmist on 18. Siis teil on need võlupliiatsid juba seal sees olemas. Harry Potteri võlupliiatsid. Te saate kõik oma elus, mida te tahate, ka selle pasakaela ausalt öeldes väga vabandan. Eriti noortena, vaata siis, kui veri keeb, siis me mõtleme igasuguseid asju seal. Mul ei ole seda numbrit, mul trigerdub üks teine number. Tahate, ma ütlen, mis number see on või? Eriti trigerdub, eriti võimas on see, kellel on 18 palju, kellel on 22 palju. 22 on ka tegelikult väga tugeva intuitsiooni number ja see on ka sellega tuleb ka hästi ettevaatlik olla.
see on väga võimas number. Vot. Ja temas on ka hästi palju intuitsiooni ja naljakas oli see, et kui ma tihtipeale rääkisin, et mul puuduvad seal esoteerilised ja siis tunnetuslikud ja kanaldamise energiad, et ma ei oska vaata selliseid asju, siis aitäh üks kuulaja, meesterahvas, kes ta on ka hästi tugevalt vaimsel teekonnal. Ma ei tea, kas sa kuulad veel mind või mitte, aga ta ei taha avalikkuse ette tulla. Ja tema ütles mulle nii kihvtilt, aitäh sulle muidugi, et me vestlesime Messengeris. Ja siis ta ütles mulle ka, et tead, sina lõpeta tüdruk selline jutu ajamine ära. Sul on väga tugevad kanaldamise, intuitsiooni, tunnetuse võimalused. Et lihtsalt vaadake teile ka seesama jutt. Lõpetage ära selline jutt endale, et ma ei oska, ma ei tea ja igasugused asjad. Või siis see ka, mis mina endale noorena ütlesin kunagi, mul ei ole keelte peal annet. Nagu nõme on ju. Et kuidas see võimalik on, et inimene lihtsalt niimoodi ennast nagu maha teeb. Kommenteerige ka siia näiteks, et milliseid nõmedusi te endale räägite või rääkisite kunagi ja siis, kui sa said suureks, siis see hoopis läkski teistpidi. Ehk siis, kui nüüd sellisest kohast rääkida, kus ma elan, siis ma olen alati unistanud, et ma tahan järve ääres elada. Ja juhtus selline huvitav lugu, et laste isaga ma elasingi, ehk siis mul on 2 poega, siis elasimegi järve ääres. Aga üks lahe värk oli selles, et sinna järve äärde me jõudsime siis lastega või siis laste isaga, mida iganes, väga harva, sellepärast, et oli nii palju kodutoimetusi. Sinna oli vaja natuke kõndida ka. Ja siis see jäigi kõik niimoodi. Ja ma tean, hästi paljud minu suulised kliendid on ka rääkinud seda, et see on uskumatu ja podcasti külalised. Et kuidas me niimoodi vähendame ennast. Me ei tea ju mitte kunagi, mis tegelikult ees ootab meid. Aga mida vähem nõmedusi me endale räägime, seda suurema tõenäosus on saavutada mingit teatud asju. Ega ma siiamaani aru veel ei saa, et ma siin elan. Jah, vaat, Rossi. Rossi on vinge mimmi. Rossi. Nii, Rossile väga meeldib siin. No Lussil ka. Lussi kõikvõimalikul hetkedel kogu aeg jookseb randa ja siis ta ajab taga, teate neid sisalikke ja siis ma ei tea, mis lind see on, selline kivirästas või? Ma ei tea, kas on selline lind olemas. Nad põllu peal hästi palju lendavad ja jooksevad ja marjapõõsaste vahel ja siis nad mängivad Lussiga või õigemini Lussi mängib nendega. Vaat sellised asjad. Nii, kuulge, aga siis selles suhtes, et jagage neid asju, mida ma teile siin siis rääkisin oma lapsepõlve unistustest ja kuidas sul see täitunud on ja milliseid vahvaid nõmedaid enda vähendamise lauseid oled kasutanud ja oled aru saanud, et see ei toimi, nii ei tohi endaga teha, nii käituda. Ja teate, ega siis me ikka eksime aeg-ajalt. Et ega see ei tähenda, et sa oled kohe valmis ja täiuslik. Lihtsalt kõige tähtsam on see, et kuidas, mis momendil ennast ära tabada. Siis ma valmistan ühte videomaterjali ette, nii nagu ma ütlesin, mida veel tähendab see teie viimane number aasta lõpus. Mulle väga meeldis. Meeldis see video siis, kui ma ükskord selle tegin. See oli väga võimas. See tuleb natukene teise prisma alt, aga ka väga võimas. Ja siis ka seda, et teha sellist koolitus kokkusaamist, nii nagu ma ametite kohta tegin, nii nagu ma edukuse koodi kohta tegin. Need on praegu küll vaatamiseks siis klubilistele, need, kes on siis sellise klubilisusega liitunud, kellel on ligipääs siis koolitustele ja muudele asjadele. Sellistele, ma veel täpselt kõik ei tea, mida sinna tuleb tulevikus üles, mutta, issand jumal, kas soome keel kohe tuli vahele. Aga ma väga vabandan, meie kodukeel on soome keel. Aga ma panen sinna kindlasti selliseid, nii nagu ma ütlesin, voodoo teemasid kõikidele klubilistele. Ja neid on. Ja kui tuleb sellist eriti
ekstravagantseid külalisi, siis ka nende asju ma panen sinna üles ja neid on ka järjekorras. Elu on nii põnev. Vot, ja siis ka see, et kas teeme kohtumise siis eelmiste elude kohta või tervise kohta või teeme mõlemad. Et ma ei teagi, äkki paneks kuidagi, no kirjutage ühesõnaga. Kirjutage siia, mis teid huvitab. Ja võib-olla on sul hoopis mingisugune teine soov või kolmas soov. Võib-olla tahaksid hoopis, ma ei tea, mida iganes. Sest tegelikult siin kanali peal on nii palju informatsiooni ja teate, mul on veel selline üks väike selline, ma ei tea, ütleme, et see on kriis äkki või? No tegelikult ei ole kriis. Segadus, seepärast, et ma olen ise selle asja sees nii tugevalt. Ja mul on tihtipeale selline tunne, et te kõik teate juba kõike. Teate seda sündroomi, jah? Ja siis mul tuli siin podcasti külalisega just seesama ruunitädi, runoloog Tuuli. Oi kui vinge oli, me rääkisime enne salvestust pikalt ja siis peale salvestust. Mingi tihtipeale külalistega läheb niimoodi näpust ära, et ma mõtlen, kurjame, et oli mul vaja see kinni panna, et saad aru, sellist informatsiooni liigub seal. Noh, ja, aga võt siis tuli temaga ka jutuks see, et see, et kui meie selle asja sees oleme, selle teema sees, siis kogu aeg tundub nagu kõik teavad seda. Aga tegelikult on nii paljud, kes ei tea. No näiteks need, kes teevad lapitekke. Siis need, kes teevad mingeid teatuid kaunistusi, mingeid ehteid poolvääriskividest. Kristi näiteks teeb, siis on see Evelin. Kes veel teeb, keda ma tean. Et võt siis jagage oma neid asju oma lehtede peal. Tehke oma YouTube'i kanalid, rääkige rohkem, mida te oskate, mida te märkate nende tegemisel, mis tunded teid tulevad, milline intuitsioon avaneb, kuidas see inimesi aitab ja nii edasi. Vot seesama asi, mida mina siin ka jagan oma videotega ja siis tihtipeale mul tekib nagu tunne, et äkki te teate juba sellest kõigest, et kas mul tasub ikka seda rääkida. Ja jälle keegi kirjutab mulle Messengeris, et tere, et jõudsin just nüüd sinu kanali peale, et vau, mis asi see veel on ja nii palju teadmisi. Siis ma mõtlen, mul tasub ikka edasi nagu teha. Mis siin ikka? Tegelikult on palju, kes veel ei tea, nii et palun jagage ka oma tegemistest, mida te teete, sellepärast, et meie kõige kõrgem missioon siin on tegelikult aidata teisi inimesi. Ja ma olen ise ettevõtjana töötanud väga pikalt ja ma tean seda perioodi ka, kus tundus, et mida vähem ma räägin, mida vähem ma jagan, seda kihvtim on. Täiesti vale värk. Täiesti vale värk. Ja teate, üks asi, mida ma teile ütlen, et sellised, kellel nüüd oleks selline nagu ettevõtluse number, et vaata, kuidagi meile ju pannakse lapsepõlves see mingi ülesanne, et tee ikka nagu mingit normaalset tööd või õpi nagu normaalne amet. Mis asi on normaalne amet? Kas sa tead, mis asi on normaalne amet? Mina küll ei tea. Kui keegi oleks mulle öelnud näiteks 5 aastat tagasi, et ma hakkan seda tegema praegu tööks, mida ma teen, ma ei oleks uskunud. Ka raudselt poleks uskunud. Ma ei oleks uskunud, et ma jätan need asjad kõik kõrvale, millega ma siiamaani tegelesin. Ei. Ja siin ma nüüd olen. Kui keegi oleks öelnud 40 aastat tagasi või ma olen 48, ütleme 30 aastat tagasi, et ma hakkan Soomes elama, ma poleks uskunud. Ei. Keegi oleks öelnud, et ma hakkan siin elama, kus ma praegu elan, ma ei oleks uskunud. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et kõik on võimalik. Ja kui ma hakkasin endast uurima, tegelikult numeroloogiasse läksin ju sellepärast, et endast aru saada. Siis saate aru, see info, mis siit välja tuli, ma ka ei uskunud. Sellest on juba paar aastat möödas ja nüüd ma olen siin. Nüüd ma teen seda tööks. Ja nüüd ma usun seda. Ja kuigi see tundub kõik niimoodi, et ma pean nagu näpistama ja mõtlema, kas see on päris. Ega siin midagi muud ei ole, kui lihtsalt usaldada. Keda sa usaldad, nii nagu mõtlema on universumi tädi, universum versus Jumal, ma ei tea, kuidas keegi seda võtab, kasepuu, männipuu. Nii ta ongi. Väga tundeline video on täna, ma ei tea, miks. Ma panen ta ikkagi ülesse, et
jah, eks siis sa kuula ja vaata ja siis tee ise omad järeldused, mis siin ikka. Vahest tulevad sellised asjad ka. täna on kuidagi tunded väga kõrgel. Tšau, Tipu. Rossil on nina mudane. Nii, elu nagu lill. Saite aru, jah? Rossu. Vaatame, kas me saame, vaadake miski mudanina. Rossu, tiri. Nüüs. Nüüs. Tiri. Tüdrukutel on elu nagu lill, ma ütlen. Nina on mullane ja kõik on chill. Okei, ma lasen teil siis minna. Aitäh, et selles suhtes vaatasid ja näitan teile veel siit seda iludust. Vaadake, kui kihvta. Ma olen tihtipeale öelnud selliseid asju, unistanud. Teate siis, kui on sellised rasked hetked, kui on väga sellised valulised hetked elus, siis mul on kõik väga hästi, muretsema üldse ei pea, mul on nagu mega hästi. Aga ma ei tea, täna on kuidagi nii nostalgiline kõik. Et siis ma olen mõelnud, et tead nagu, kui rasked perioodid on selja taga, siis mõtled, et vana jumala selja taga, nüüd oledki nagu vana jumala selja taga. Naabrid on väga kaugel, naabrid ei ole siin. Vot, selline lugu. Meie ja tüdrukud ja elukaaslane. Tšoki tšau. Kas te kuulete, kui palju linnuhääli? Nagu mega. Mul on kõrvaga lapid, aga ma võtan kohe ära need. Mulle räigelt meeldib lihtsalt istuda ja kuulata. Kuigi ma olen, teate, minu aasta lõpus on 8. Ja ma olen jõhker töönarkomaan. Mul on kogu aeg mingi süütunne, et mul on midagi tegemata. Vot see on see asi, millega mina kogu aeg tegelen. Millega sina tegeled, kas sul aasta lõpus on ka 8? Ja kas sul on ka samad tunded? Vot ma teen selle video teile ära, ma vaatan, kas ma... Täna ma lubasin endale, et mul on vaba päev ja näete, siin ma räägin teiega juttu, see on ka töö. Aga see on mõnus töö, mulle meeldib mu töö. No nii, me hakkame siis minema, lähen vaatame, memm on seal juba mitu korda mind ukse pealt vaadanud. Hakkame kodu poole minema, te saate natukene veel vaadata seda värki, kuidas me toa poole liigume. Vaat. Kuule, tegelikult jaga minuga, mida sa hommikusöökiks sõid täna. Mina sõin oma hommikusööki. See on see, mida see Sergei Saadi ütles, et see on, kuule, kõik söövad seda hommikusööki, see on kõige nõmedam. Mitte ei öelnud niimoodi, et kõige nõmedam. Aga noh, saate aru, et mul on selline täiega jooju värk peal. Vahepeal ma toitun nii, siis ma toitun naa. Ja nüüd on jälle tšallallaa. Nii nagu paar videot tagasi, kui te nägite seda metsaelatuskäigu videot, siis mul olid silmaalused jälle nagu taskulambid. Noh, eks sai maitstud igasuguseid asju. Nii, kus mu tirtsud on siin. Me läheme tuppa. Tšau. Vahvat päeva. Kas sa mäletad neid küsimusi, mida ma küsisin?